Kus nüüd? Tere, kallid. Hädalised Eestimaal. Tere, armsad ja aitäh, kallid. Peale eelmist saadet, kus me õpetasime, kuidas vanadest autokummidest tüüli valmistada, me oleme väga palju kirju saanud. Selgub, et probleeme on palju. Me püüame nüüd jõudumööda aidata. Keerulistel aegadel on Eesti rahvas ikka oma enesetarkusest hüva nõu leidnud, kuidas majapidamisest puuduvat hädasunnil käepärasega asendada. Aga saa närvi mine. Nii. Tõesti, kiikame garaaži, vaatame pööningule, käime korra keldrist läbi ja uskuge mind, probleemid lahenevad. Näiteks võtame nüüd sellise probleemi nagu margariin, toiduõli, ega poes seda naljalt ei leia. Kuid, kui te vaatate garaaži, te leiate seal bensiinipuudusel seisma jäänud auto. Teil on läbi põlenud mootorõli kindlasti. Meil on siin üks... Ja nüüd valmistame filtri. Te võtate plastikpudeli, meil on see nüüd küll juba valmis tehtud, te võtate ühe keskmise ananassi, lõikate sellest siuksed ananassirattad, umbes sentimeetri paksused ja hakkate järjest siia juurde panema veel peenestatud tursamaksa, siin on siis eukalüptilehti, kiinapuukoort ja steriliseeritud vatt ja meil on siin ka üks väike skeem selle kohta, kus te seda läbilõiget, filtri läbilõiget näete. See filter on meil nüüd valmis, nüüd me paneme selle siia purki ja valame siia peale mootorõli. Natukese aja pärast me näeme, mis sest nüüd välja tuleb, eks. Ja nüüd meie järgmine nõuandmist ja leidmist vajav mure. Meie pimeda, rusuva, madala põhjataeva all on meil ikka probleeme valgusega. Ja nüüd närvimine. Ikka juhtub, et elektripirn läheb katki. Lähemal vaatlusega muidugi selgub, et katki ei ole mitte pirn, vaid Wolfram niit siin sees. Soovitame seda. Pange pirn jõupaberist kotti, võtke mingi elassemese ja lööge pirn puruks. Nii, nüüd võtate siit seest selle, mis alles jäi ja sõlmite Wolfram niidi kokku. Me siin aja kokku mõttes ei hakka pusima praegu, sest meil on üks selline restaureeritud pirn nüüd valmis. Teil tuleb klaasikillud uuesti väga hoolikalt kokku kleepida, kuna siuke restaureeritud pirn on õrn, te võite tõmmata ka skotsiga pärast üle, see peaks muidugi läbipaiste olema, leukoplaastrit või džinist isoleeri on muidugi mõttetu kasutada, sest valgus ei tule pärast läbi. Viimase killu kleepimisel te peaksite proovima pirni sisse natukene vaakumit saada. Kui seda nüüd nii võtta ei ole, siis lihtsalt pirni kuumutada, et võimalikult palju õhku sealt välja saada. Ja nüüd selline restaureeritud pirn, ta muidugi kaotab natuke oma valgusjõus. Näiteks vastavalt 100-vatisest pirnist saate 40, see oli nüüd 35, see on umbes siuke 7 vatti, aga suurem pimedus on ikka võidetud jälle nagu. Teadagi, et auklikuks kulunud sokipaari ei tasuks praegu küll ära visata. On kindlaks tehtud, et kui üht ja sama sokipaari 2 kuu vältel järjekindlalt kanda, siis ta muutub auklikuks. Mis me nüüd tühja muretseme? Ju me selle vastu ka abi leiame. Sokk on katki küll, aga kui keerata ta nüüd teist pidi tegelikult, nii et augud jäävad peale, me pikendame soki eluiga kindlasti 2 kuu võrra vähemalt. Ja kui ka nüüd niimoodi nagu ümber töödeldud sokk on ka teiselt poolt katki kand või kuskil niimoodi, siis ei ole ka see veel põhjus muretsemiseks. Me võtame soki, me õmbleme ülemise sääre otsa kokku ja siis, küllusad käärid, lõikame alt selle nina osa ära ja nii me pikendame sokkide eluiga veel vähemalt 4 kuu võrra. Ajal, mil me vaata, et põlvini poris sumpame, on puudus meil kalossidest. No, aga närvimine. Iga asja vastu leiab rohtu. Kindlasti lähete kuuri ja leiate seal suvest vedelema jäänud ujumislestad. Meil on siin nüüd üks natukene ette valmistatud, eks. Paari osava kirve või noa hoobiga eraldate lestal selle, kus seda öeldagi, uimeosa. Tahad tulla? Näe, peaaegu. No mul läks küll nüüd... No selleks peaks kääridega pärast üle käima. Siin ääre tasandab igaüks nagu soovib muidugi villast sokki ja tõsine
porikäim on meil olemas pea kogu talveks. Pikkadel, pimedatel, venivatel talveõhtutel on teadagi kõige parem kaaslane, kas kaasaskantav raadio, magnetofon, kaasaskantav taskulamp või midagi muud sellist. Mida aga teadagi napib? See on energia. Ära närvimine. Nii, me valmistame aku väga lihtsate vahenditega. Me võtame 2 3-liitrist purki. Kõige tähtsamat ollust akuhapet ei ole vaja meil kaugelt otsida. Selleks sobib uriin ehk kusihappe. Ta on happena küll nõrk, aga selle eest piiramatus koguses ja tasuta käes. Purgid võib panna tualetti poti kõrvale ja nende täitumiseni me valmistame anoodi ja katoodi. Me võtame 2 traati, ühe otsa me seome, näiteks hõbelusika, siin on gaas, on meil juba valmis. Paneme siis lusika purki. Teises otsas on meil vask uhmrikene. Uhmer, anoodikene, katoodikene. Niimoodi asetame need purki, kaanetame purgid ja odav ja lihtne energiaallikas on meil käes. Purgid võib panna seljakotti ja pimedus ongi võidetud. Noh, näe, aku on seljas ja muusika tuleb. Nii, muistsete eestlaste kõnepruugis ei ole asjata olnud väljend... Sa läksid juba järgmise lõigu juurde. Ma mõtlen, sa näiteks seda settinud masina toiduõli. Ja õli meil on ja õli on meil veel näitamata. Nii, filtrist ongi läbi jooksnud nüüd, jumal, meuke õli. Täiesti vabalt võib sellega kartuleid praadida ja kõike muud teha. Muidugi, kui tõesti vaalasid ja hülgeid lähedal ei ole, siis võib ka lihtsalt oliive pressida ja sealt saab ka väga ilus õli kätte. Ma tahtsin, nii, tore. Ma tahtsin rääkida tegelikult sellest, et te asjad ei ole muistsete eestlaste kõnepruugis väljend sitast saia tegema. Ma arvan, et praegusel nisuvaesel ajal peaks selle asja üle natukene tõsisemalt mõtlema. Meie omavahel nüüd mõtlesime ja lihtsa koduse menetluse abil valmis tõepoolest täiesti söödav saiake, mis ei erine nüüd ehtsast saiast tõesti mitte millegi muu kui võib-olla ainult värvi poolest.